tere, kaunis kuulaja. Olen Chanda. Ma toon sinuni kanaldused universumi välistest ruumidest. Ma teen seda selleks, et meil oleks kergem ja lihtsam oma teekonnal edasi liikuda. Ma olen tänulik ja mul on suur au omada võimalikkust neid kanaldusi edastada. Jagada kord suuremat pilti, kord väiksemat pilti, et tuletada meelde elumängu rituaali. Tuletada meelde mängureegleid, kuidas selles mängus kõige paremini toime tulla. Mitte lihtsalt ellu jääda ja kuidagi ära olla, vaid õppida sellest rõõmu tundma. Et iga päev võiks pakatuda päikesest ja iga öö olla pehme. Täis külluslikku kosutust, mis tõstab keha totaalsele tervisele ja heaolutundele. Ma soovin sulle meelde tuletada, et selles mängus ei ole sa kunagi üksi, isegi kui sa tunned ennast üksildaselt. On alati keegi su lähedal. Mida rohkem sa meelde tuletad ja mida rohkem sa oled võimeline mäletama, seda enam sa tunned ja muutud taiplikuks kõrvalisest toetusest. Sa saad aru, et sind hoitakse. Sulle tekib mäletamine, et sa oled oluline. Iga lüli on oluline. Kõik, mis on loodud, mis on Jumala looming, mis on universumi kätetöö, mis kuulub sellesse maailmaruumi. See pole üle ääre heitmiseks. On energiat, mis on mõeldud ümber muutmiseks. Kui on soov tulla kannatuskoodist välja loominguküllasele elamisele. Seepärast jagan ma sulle loo, kus sinu alateadus võiks kukutada takistused, piirangud, uskumused, koodi ja mõtlemised, elumängus olemine. See peab olema kannatus, täis üksildust ja ebamugavust. Oleme kui pilkane öö, mis täis rohkeid varje ja nurga tagant takistusi kodaratesse loopiv. Ma tuletan sulle meelde, et sul on õigus abile. Sul on õigus küsida ja sul on õigus võtta omaks toetus, mida ollakse nõna valmis sulle pakkuma, et peaaegu puudub kannatlikkus oodata, et sa küsiksid. Vaid tahaks sulle puistada sülle kogu selle kingituste anni. Selle naudingu, mis on sulle nõna lähedal, aga mille oled sa võib-olla unustanud. Teejuhi. Igale inimesele on kõrvale jagatud teejuht. Mõnikord teejuhid tulevad ja lähevad, nad vahelduvad. Aga alati on kõrval keegi, kes hoiab kurssi
igale ühele just kõige paremat kurssi tema enda isiklik teejuht, kes tuletab meelde, mis konkreetselt sellele inimesele kõige õigem ja kõige parem, just kõige õigemal ajal ja õigemas kohas on. Sest tema töö, meelepärane töö, jagamisrõõm on toetada edasikestmist, mis võiks pakatuda naudingust, elamisrõõmust, nendest andidest, mida maailm jagab, mida on võimalik korjata elumängus. Küsi, nii sulle antakse, teadsid vastata juba targad ammustel aegadel. Tule kuulama minuga juttu, tule kuulama minuga kanaldust, mis võib tuua lähemale sinu teejuhi. Võib-olla saad sa temast teadlikuks, võib-olla saad sa teda nägema, tundma, tajuma, kuulma, võib-olla teete te kokkuleppe, kuidas ta muutub kuuldavaks. Kuidas võtta omaks tema nõuandeid ja kuidas järgida taiplikult suunda, kuhu jalad keerata. Mis võiks olla mulle kõige parem tee, mind kõige enam toetavam, voolavam ja pehmem. Kindlasti on meie seas neid, kes soovivad liikuda kannatuse vabalt. Sest kui tuldud, siis võiks ju nautida. Ja. Teejuhi jälgedes. Pärast 2 manitsuskorda seisatab mu teejuht. Ta keerab jalalt ringi. Kui sa ette ei vaata, siis kukud alla. Üks vale samm ja nahutab ta mind keha tähele panema. Jah, ma unustan vahel oma keha eest hoolitsemise, näiteks neil kordadel, kui liigne ilu embusse haarab. Lausun vabandavalt. Mu taldad all laiumas hinges sillerdav eluime, lasen värelevad silmad orgudele puhkama ise kaljuseid künkaid kätega silu. Suu jutust punnis kahman avardunult emaliku armastust sülla, maaema hoolitsust põue. Teejuht pöörab minekule. Ma proovin lihvida teejuhi arusaamatust, et end õigustada. Kuidas saaksin käia pilku maha naelutavalt, kui kogu kaunidus südant sikutab. Paari lühikese sammu järel mees peatub taas. Ta seisab risti teel. Ühel pool teda kuhjuvad lumehanged, mis küünitavad mäe tippu. Teisal kilomeetri jagu kukkumist. Kitsas lumine rada, mis kärestiku serval mäeaheliku üheks süleluseks ühendab, on ainsaks edasiliikumise pääseteeks. Müürina edasise sulgenud vahin rabavast tõest tühjusesse. Ma heitun häbisse, kuid tahaksin haihtuda, laperdada parajast olukorrast minema. Mul on ülearu piinlik tõe tunnistamiseks. Mees on saadetud olulist sõnumit mulle edastama, aga mina keksin lapse aruga kuristiku suu pealsel. Tähtsusetuna laste mängus, kus meid õnnistatud 3 eluga viskan nalja totra ebaõnnestumise üle. Vale samm ja mu teesaks lõigatud, mis järel võiksin juurdunud puude ja ojade kaasa taritud lumelaviinina suu missioonist puhtaks pühkida, sest 2 lisaelu selles mängus mulle ei anta. Saadetud maale põhjusega vastutavana niitide paika kinnitamiseks olen karelnud illusiooni hulluses end lõhkuva orvuna massipsühhoosi. Vastik tunne valetões külgenäriv, tahtmata tunnistada oma viga,
sikutan end vastutusse. Unustamised vabandusena välja punnitavad surun lolluse taandama. Saan aru. Et tundes see lõdvestumine võib ainsana edasiliikumist lubada. Jonnivana lõpeb meie mõlema teekond siinses punktis, kuniks võtan end kokku. Kahekõnesse lukustunud. Ma mässun solvumise kuude, ahmin paksude ampsudena vastiku olemise kõhtu. Seedin ta sekunditega läbi, et alistuda usaldusse. Hussitamine nõelab. Kraabin räigima suude alla. Nähes, et kogumine aega küsib, et tee enne võitluse lõppemist edasi ei kulge. Matsatan istumise lumehange näo kiirgavasse kuuma allikasse. Teejuht teeb mu kõrval koha. Õnnetu. Et pidi käänaku katke lõikama, on ta samas närviline ja võbelev. Mees puurib mind teravalt. Ta tahab leida endaga hoolimatult käitumise põhjust. Tundunud, et kõik on olemas ja tee avatud, raiun ise enda ebusust kinnitama. Miks ma seda teen, ta ei saa aru. Kui päike kaoks, saaks elu otsa. Küsib teejuht samaaegselt, kui vastust mulle pähe tippides ise põsed põlevasse, kuid elu andvasse täherattasse kleepinud. Jah, meie elu allikas. Eks sellepärast oleme armastanud kollaseid vilju, tõelisi eluandjaid, neid isukalt ja ahnelt söönud. Mõtisklen ühtlaselt inimese hapruse ja kadumisseaduse lihtsuse üle. Kuu kauks samuti, sest on too ju kõigest päikese peegeldust, nagu on naine mehe peegeldus, osa temast. Pole meest, pole naist. Ma ei saa sind edasi viia, lausub teejuht mu kardetud sõnad. Mul on edasiminekuga seoses halb tunne, väga halb tunne. Suutmatu tagasi pöörduda, katame enda ette maisema tegevuse, kinnitame arupidamiseks keha. Teejuht libistab taskust 2 isu äratavat riisikooki nähtavale, mille ta kreemise kohviostuga kaasa soetas. Varahommikune röstubode aur siiani nina kõditav. Paitame hingamisteede täitmise järel nägemismeeli. Panoram lahti pakitud, rõõmustavad maitsmismeeled saabuvad andide üle. Teejuht ulatanud ühe koogi mulle, teise jätnud endale, hammustab isukalt lõunat. Ma näen tema ebamugavust maisete vajaduste üle, mis pannud ta keha küsimistesse kramplikult kinnituma. Maised mõtted, kehalised nõudmised ja hinge kohustus ühel ajal röökivad, on tal tegu tõelise vastutuse edasi viimise ja oma kohustustesse jäämisega. Kuidas ta teadis, et need mu lemmikkoogid on? Mäletan esimest mõtet, kui ta palus pagaritooted kaasa võtmiseks paberkotti laduda. Sammud teejuht. Loomulikult on see mees teadlik mu meelepärastest soovidest ja sügavaimatest vajadustest. Muiga naljaviluks kerkinud küsimuse üle. Kui naaldun tagasi lõigatud teekannaku juurde, miski minust tahaks nii väga edasi minna. Tema öeldud lause, kui punase rätikuga vehkiv härjataltsutaja ajab mind jonnima. Sarved püsti põikpäiselt läbi võsa või müüri jooksma. Tõestama, et tulen toime laiuvate mägede taha looklevad eeosaga. Kas tõesti olime tulnud selleks, et minna tagasi? Kui kaugele tagasi peaksime pöörduma, et uuesti rajale saada? Kas oleme sunnitud päris algusesse naasma? Milleks üldse varesem teekond, kui oleme lõpetamisele heidetud? Ei, ma ei suuda tagasi pöördumist korrata, kinnitan otsuse, millega kuulutan endaga peetud kahekõne lõpetatuks. Liiga palju kordi olin tagasi pöördunud.
uus hingamine. ma peatun alles siis, kui päris tippu jõuan. Meenuvad mulle teekonna algusse valatud sõnad. mu tunne ei luba sind edasi viia, see on liiga ohtlik, jätkab teejuht kõnelust koogi maiustamise vahele. söömine paistab mehele istuvat, ta limpsib oma suhkruseid sõrmi ja noolib lisasuudaja järele. Sümbioossus, mis pagari küpsetatud maiustusse ja keha kinnitaja vahel tekkinud on hämmastavalt ehe. meil pole edasiliikumiseks õiget varustust. proovib otsust pehmendada, võib-olla isegi mind lohutada. üks vale samm sel teel ja meid pole enam. mind taipab, mis valesti läks, kuid koidab vilksamisi, et minu lollused ja jonn on seotud tema heaolu ja edasikestmisega. tema vastutab minu eest. olen mina oma valikutega vastutav tema eest. kas sa oled väga kurb? vaatan tippu, endal klomp kurgus. vastik tunne kisku valistun. ma lõdvestun tema usaldusse mehe tugevatele tunnetele, jõulistele kätele. kui ma sind ei usaldaks, keda ma üldse usaldada saaks? vaatan talle küsivalt iirise põhjadesse. sa oled tulnud minu pärast, meie ühise eesmärgi pärast. kui sina ütled, et edasine tee pole õige ja ma praegu jätkata ei saa, siis nii ongi. küll ma tahaksin olla tubli ja tõestada oma valmisolekut, et tulen toime kärestikuliste kurvidega. tahaksin näidata, et mäletan vee peal kõndimist ja õhus õllumist. varustuse puudumisest olenemata igatsen tippida kõrgetel konstel üle luidete ja keltsade. ühtegi kriimu või torget saamata astuda läbi roosipuusalude. tuhastumata sammuda paljastel jalgadel üle põlevate vulkaanide. külmumata magada jääkuhjades ja toetuda külmavee ojadele. pugeda maa sisemusse, samal ajal katsuda taevariiki kahest äärmusest vaid jõudu ammutades. aga olgu. mida kiiremini selle jama lõpetan, seda kiiremini oma piinlikkusest üle saan ja lisaks leviteerimisele uusi oskusi omandan. kuskilt hiilib ligi piisamatuse tunne, analüüsin puuduoleva varustuse erisust. tunne voolab kiiresti õela roomajana minema, mis asendub tänutundega. ta tuli ju minu pärast mind toetama. järelikult olen nii mõndagi õigesti teinud, küllaga toime tulnud. mõistan enda tähtsust ülimas tänumõnusa alandlikkuses. pealegi, mis õigus on mul tema eksisteerimine vinguva tahtmise kohtu panna? kohale jõudmine. ma ei mõtelnud kunagi, mis saab, kui tippu jõuan. nüüd, siit mäe otsast alla vaatavana, tunnen ühtlaselt hirmu kui aukartust. see paneb mind kummardama ja surub kõhedus õõnsuses istuma. väike kui lumehelves olen ma puruneva inimese kehas. ümbritsev ilu lummav kostitab mind mägede pehmus. heidan päris selili. Sest püsti kergitamisele ja kõrgustesse sirutamisele ma ei julge mõtelda. Kardan tuult, kes võiks mu maailma äärelt minema pühkida. Ma tunnen end maailmaga lähestikku hästi ja kindlalt. Surun neerud pinnasele soojenema, kuigi õues kütab ilma miinus. Kas sulle ei tundu imelik, et ühtegi lindu pole taevas lendamas? Kutsub teejuht mind mõtetest naasma. Sirutun taevasina läbi kammima. Kergitan end kätele toetuma, et kontrollida hoolsamalt laotusest pakutavat. Ma tippu tõusmise eel kuulsin, arvasin kotku üle kõrguste lendavat. Osutan nurga taha peitunud punktile.
taevas lindudest kokku pakitud, näen kaugusest pisikest täppi lähenemas. Lainetav objekt sihib meie suunda. Sirutan sõrme välja ning nüksen tee juurde. Näe, su oodatud lind tuleb, kõkutan naerdevihin kätega. Tegelikult olen rabatud manifesteerumise kergusest ja kiirusest. Lõuend tühi üks lause ja palun, olge lahke. Kas soovite äkki veel midagi? Paraplaan keerutab meie kohale, kui lind, mis õhuvoolude püüdmisse lõdvestunud. Mootorid seiskunud, vooglevad. Kotkena pea kohal. Paraplaan tiirutab, kuniks mu silm tabab taevasse kinnitatud kuud. See on kasvav kuu, teatab mees märgatud taevakehale. Tehislik lind tuli selleks, et me näeksime kuud, et mina märkaksin kuud ja paneksin ennast tähele. Kas pole see tõsi? Järsku on kõik täiuslik. Esimest korda tunnen, et ma ei vaja eraldi olemist, millegi lisamist või kõrvaldamist. Ma tahan, et teejuht jääks, kuniks oma osa kaljutipus lõpetan. Orgu jõudmisel meie teed lahku viivad mõistan, et kisendan jagamissoovist. Loodusesse puhutavad annid, oskuslik tseremoonia ja mina ise. Ma tahan jagada temaga ruumi paika, millist asun peatselt õnnistama. Ma tajun ohu asemel temast tugevoolavat, kurjade ja negatiivsete vägede neutraliseerimise vahelduseks toetust pakkuvat. Tegemiste paisutaja ja avardajana hukkamõistu asemel imetlevat julgustust ja aktsepteerimist ihuliikmetesse külvavad. Kingitud õnnistuses kogen tegija kukkumist, andjade juhtumist ja võimalikuks sündimist. Sel korral piisab minu kohalolust, puhkamisest ja mõtte koondatud mäletamisest. Lukust lahti. Me peame varsti edasi minema. Suunab kaasale mu tähelepanu mägesid katvale lumele. Iga minutiga kasvab lumele koorik ja jääkirme muutub tugevamaks. Kui liialt kaua viivitame, oleme siin lukus. Jah, ma usaldan sind. Kinnitan talle andunult. Kas sa näed, mis sinu usaldus mulle tõi? Mida see sulle tõi? Küsib meister tarmukalt. Ma tõrkusin ennist pöörduma. Sõnades kinnitasin tehtavat, aga sees mus nuttis, kriiskas lärmakalt. Ebaõnnestumine kriipis kopse ja valu nuusutas surmahirmu. Tunnistanud räiget tõde jätkan. Sinu usaldus muutis mu teekonna lühemaks, otsesemaks, tegi lukust lahti. Sa juhatasid mu tippu siia, kuhu ma tahtsin jõuda. Sa võid enda üle uhke olla. Paitab ta mu otsasist. Sa võitsid teele pandud takistused, lahendasid õppetunnid ja pidasid vaidlematult lõpuni vastu, ühtlaselt terve tee mu kannul. Oled end ületanud. Jõuda tippu oli mu teekonnale minemise põhjuseks. Nüüd siit vaadates näen, et ennist edasi rühkides oleksin lõpetanud tupikus, kukkunud kannatusse, jäänud kinni kiusavasse õppetundi, õeluse varitsevasse nurjatusse. Peatumatu äraütlevas tänulikkuses jätkan. Sa tahtsid, et ma valiksin kannatuse vaba tee. Sa andsid mulle selleks võimaluse võtmeks sinu usaldamine minusse lõdvestumine. Ma tulin sellega toime, sest sind usaldada on vapustav, sulle toetada vabastav. Mausta hilgus, aitäh, et tulid.
mees muheleb rahulolus ja õppetunni lõpule viimises. minu ettevalmistamisega rahul krapsab püsti. ta libiseb mäejalamilt edasi. pidulikust tagasihoidlikkusest teatab tagant selga. ma jätan su oma aega võtma. vaatan rajata jäätunud ala, millele mees jalad suunanud. võdistan õlgu õõvas end. hõiskan õigsuses mõneks ajaks puhkama toetuda. heas meeles teda rada sillutavana nägev tunnen sundust loodusime kestmise ees. temast hoolivana saadan kuuekandjale kaasa oma armastuse. palun hoia ennast. jah, ma teen seda. ma olen rabatud tema tulemisest, minu valimisest koos veedetud aja arvamisest. sellegipoolest muigan endamisi, kui vaatan 60-ndates mehe kehastust. ainult mägi ise saab enda kumerusi nõnda taiplikult tunda ja nõlva mööda kulgeda. süttinud igatsus. aegruum, vajaminevad ihu sigitamiseks taipan elamise tahet ja jäämise tarvilikkust. mägironijate varustus tundmatu oleme seiklejad tundmatus, kuid samas tuttavas kohas. ehk iga mööduva minutiga kogub ümbrus jääkirm, et pole ma valmis lahkuma. ma peatun alles siis, kui päris tippu jõuan. mõtiskelen endiselt 10 küünega mäest hoidvalt, kui teejuht tornib küünistega kaljuservast hoidva kotkana järgmisel nõlval. mõistmata, kuidas üles sai nii tihkama mõtelda allaminekust tagasi pöördumisest. seepärast teen otsuse, et nüüdsest on lõppenud tagasipöördumine, tagasiminek on ainult edasisuund. seal teejuhi peatatud käänakul, kus pöördusime, see jäi mu viimaseks tagasiminekuks. äärena lipul lehviv. viskan aja tiksuma. ma kuulatan orust inimhõiget ja mägedes sosinat. katsun vikerkaaret ja silun vulisevat oja. heidan kustunud laavasöele, et nutta sajandite tagust tulist pisarat. süttinud igatsust. tähistan tipust kukkuvates veepiiskades joovastavat õnne ja hõiskan jalgupidi mudas, et siseneda mateeriasse. ma olen kõik ja mitte midagi, olen vari ja tegelikkus, olen külmunud kristall ja sulavesi, olen eilne ja homne. Need kõik ühe korraga. servapidi ligi kohanen vaatajaks, meeldetuletajaks. kasvanud tihedalt ihusse kiikan üle veere, et unustada vale. see tekitab kerele judinat, sest järgmine samm viiks jääkoorikuga kaetud libedast kumerusest alla tühjusesse. kuhugi, mis on lõputa või lõpuga lugu. siin püramiidi tipus viimast punkti puudutanud, kas on mu lugu lõppenud, sest soov on täitunud. kas peaksin kestmiseks järgmise põhjuse manifestatsioonina üles voolima? see pole tipp ega lõpp. siit läheb teekond edasi. lausub mees mu mõtteid kuulnud, kes on naasnud pisikeselt seikluselt. meie tagant kerkib uus mägi, mille tipp on pea kätega katsutav, siiski piisavalt kõrge. see on teistsugune teekond, kergelt sarnane viimaste sammudega, mis meid siinsesse tippu toid, kuid hoopis teise iseloomuga. alati läheb tee edasi.
lausub mees, kellega pean peatselt hüvasti jätma. Tema silmadesse kaardub helg, mis pakatub igatsusest, värelusest, mis tundis rõõmu inimkehasse laskumisest käepuudutuses. Igaviku paukuva kõue vahel kajanud ja tuule tühjuses kiljunud on mägi pisikestes inimpilkudes armueliksiiri mekkinud säla, mis inimeseks olemist nautinud, taipan tema soovi, et jääksin. Ma taipan tema soovi, et jääksin. Et ma jääksin. Meie koosviibimine üksindusse sooja poetanud ärkab maailma. Ta tõstab mu elule, mis muudab armastajate kokkujäämise inimkehas võimatuks. Teejuht mäeks, mina kaikuma, libisevad põimunute sõrmed lahti. Jäänud mõned loetud sammud ihus, armastame teineteist tingimusteta, alati ja igavesti. Aeg iseendale. Kraadid madalat tunnen soojust, mis inimmõistuse vanku mõõtsutab. Lumest sumpamisest käimad märjad ja veeldunud oma jalad kuivad, pehmelt hoitud. Mulle läkitatud külakost, matsutan tugevat tahet, mis jumalustega alati kaasas käinud. Ma olen jõudmas aega iseendasse. Tõusen jalule, sest päike kaugenema vajadusteele asuda. Tüüne kaisutab põske ja rebib näppudest. Hupitan mõttes varvastele. Hankurdan sõrmed sinedusse, et tulevuse teekonna vääriliseks ulatuda. Ma tahan ulatuda tulevase teekonna vääriliseks, julgeda ulatuda tulevuse teekonna vääriliseks. Tuul puhub tihedalt kandade alla. Ta kergitab mind enamgi. Kõhu alusesse paiskab õõnsus ja tirib tahtes naisesse astuma. Laskus sume silitab tundepuhangus, kui limpsan keelega huuli. Maitse mahedat samas karget õhku. Ära mine. Jää veel viivuks minu kõrvale. Palun kaunist meest, kuid juba on hilja. Mees on kivisse kooldunud, tavapärase koha sisse võtnud, järgnevaks 40 000 aastaks inimeseks kehastumise unustanud. Mäeveerel sillerdav õhtukoma lükkab mu pehmelt teele justkui kaisutusega kaasa ühti. Pakin sooja hellituse taskusse ja merede kaikumise põua. Vabaduse teekond avatuks, igavesti armastatud, liuglen toetuses aega iseendas. Südamest südamesse, mõistmiste ja julgete katsetamisteni. Chanda.